hea koolipere, tere tulemast Kaarli kirikusse advendiaja, ootusaja viimastel päevadel, mõni hetk enne saabuvaid jõulupühi. Veel mõni päev ja kätte jõuavad need kaua oodatud, kaua igatsetud jõulupühade aeg, andmise, kinkimise, jagamise aeg. Igal advendi aja pühapäeval me oleme südanud kodudes ja koolides, linnatänavatel, ka puustedel. Kõikjal oleme südanud advendikullaid selleks, et valgust saaks meie aega, meie ruumi, aga ennekõike meie hinge, meie südamesse aina rohkem ja rohkem. Nõnda me valmistume igal aastal, igal ajal enne saabuvaid jõulupühi selleks, et valmis panna oma kodud, oma koolid, oma linnatänavad, et tulija teaks, et ta oodatud on ka meie juurde. Mis on see, mida me igatseme ja ootame sellelt jõulupühade ajal? Kes on see, keda me ootame omale külla, kes tuleks meie juurde, kes tooks meile palju rõõmu, palju rahu, palju armastust, palju valgust. Ennekõike võib-olla mõtleme siinkohal oma lähedastele, oma peredele, oma sõpradele, kallitele inimestele. Teisalt aga jõulupühad on ka Jeesuslapse sündimise püha. Tema on see tulija, kes tuleb igal jõulupühal ka meie juurde, et tuua meile usku, lootust ja armastust. Nõnda ma soovin siis, et meil sellel pühade ajal ja ka järel oleks südamuks avatud, et me võiksime kogeda neid imesid, mida advendiaeg, ootusaeg, aga ka jõulupühade aeg meile igavene kingib. Meie lähedaste, meie kallite kaasteeliste ja sõprade poolt meile jagatud rohket armastust ja rõõmu. Aga olgu siis see jõulupühade aeg meile mitte ainult see ootamise aeg, et keegi meile midagi kingib ja jagab, vaid et meiegi tahaksime ja jagaksime endast kõike seda head, mida meis peidus on. Jagaksime seda teistele, kõigile neile, kes meie kõrval igapäevaselt on. Aga et meie südameluks võiks olla avatud ka sellele jõuluimele, Jeesuslapse sündimise püha imele, et meiegi südamesse, meiegi igapäevaellu, meiegi elu rõõmude ja murede keskele saaks rohkelt usku, lootust ja armastust. Soovin teile kõigile rahulikku advendiaja lõppu ja ilusaid saabuvaid jõulupühi ja rohkelt armastust, usku ja lootust, et teie igapäevaelu oleks täis seda sära, seda helgust, mida jõulupühad meile kingivad. Õnnistatud kontserti teile siin tänasel varasel hommikutunnil ja kauneid hetki siin Kaarli kirikus. Aitäh! On jõulud, on kinkimise aeg. Kinkimine on andmine, jagamine, hea tegu ja eelkõige suur rõõm. Parim kink on see, millest on rõõmu nii kinkijal kui ka kingisaajal. Meile meeldib laulda.
miks mitte teha esimene kingitus meile endile. Laulame kõik koos Enn Vetemaa sõnadele loodud Ülo Vinteri laulu Põhjamaast. Sõnad kavalehel, jagatud rõõm on suurim rõõm. Tänasel kontserdil kõlavad kõik laulud eesti keeles. Paljud neist on loodud 2019. aasta juubeli laulupeoks. Laulame Eestimaast, lapsepõlvest, jõuludest, suureks saamisest, õnnest ja armastusest. Meile eestlastele pole kombeks igapäevaselt oma tunnetest rääkida. Õnneks on luuletajad ja heliloojad meid appi tulnud. Aitäh kaunite laulude eest! Come
meil kõigile on sündides kaasa antud üks imeline kingitus. Sa võib-olla ei tea, mis asi see on. Aga see on eestlastele natuke mitte omane, see on oskus naerda ja naeratada. Naeratusel ei ole küljes triikoodi hinnasildiga. Seal ei ole ka küljes märged parim enne või kõlblik kuri. Ka ei ole kordade arv ära loetud. Meist endist oleneb see, kui palju me teda oskame kasutada. Ja ma arvan, et tänased 3 naeratust on sul veel tegema. Pööra paremale, naerata paremale naabrile korraks. Nüüd naerata vasakule naabrile korraks. Ja nüüd vaata otse ja naerata südamest iseendale. Aitäh! Pisike näe.
detsembrikuu on väga pikk aeg. Ikka paneb nii väike kui suur sussi akna peale ja hommikul kohe ärgates tõotab vaatama, kas sussi sees on midagi. Ise ärevusega mõeldes ka, kas ma ikka olin piisavalt head ja tubli. Aga päkapikud toovad meile ka ootust, põnevust, salapära, ootamise aeg. Kes usub päkapikkudesse, usub imesse. Kes usub imedesse, oskab neid ära tabada, neid näha ja nendest rõõmu tunda. Ees on kõige kaunim aeg, kõige kaunim öö, jõuluöö. Osakem siis sellel ööl ära tunda need imed, neid imesid pakkuda oma sõpradele, tuttavatele ja ka endale. Kõike head. Aitäh!
hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkust tunnistada. Meie esivanemate tarkus ja teadmised on meie kuld, meie pärand. Oleme õnnega koos. Osakem seda kingitust hoida ja hinnata. You
kui küsite väikese poisi käest, millest ta unistab, vastab ta tõenäoliselt: tahan suureks saada. Aga miks? Noh, tahan saada arstiks, advokaadiks või laevakapteniks, olla isa või vanaisa moodi. Kutse ja amet, 2 ühes, tõeline kingitus.
mõelda ja öelda, kuulata kevadet, tunda suve, tajuda sügist ja talve, hoida kinni käest ja üldse mitte hirmu tunda, olla lihtsalt, olla hoitud.